Tere päevast! Räägime täna siis selle Ungari valimistega lõpuni. Rohkem mitte siia tagasi tule enam. Väärtud siis, kui tulevad mingid uued huvitavad uudised Ungarist. Aga räägime siis viimaks sellest, et nüüd Budapestis toimus siis võimuvahetus ja mida see tähendab teistele riikidele, Venemaale, Ukrainale, Euroopale ja Ameerikale. Alustame Venemaast, kes nagu võib arvata, ei olnud sellest tulemusest just vaimustuses. Esialgses reaktsioonis üritas Moskva võtta nii-öelda külma, kuid väliselt pragmaatilise tooni. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Venemaa ei kavatse maakirjat õnnitleda. Ta põhjendas seda sellega, et Venemaa ei õnnitle ebasõbralikke riike. Ungari lisati sellesse nimekirja 2023. aasta märtsis. Selle asemel rõhutas Peskov, pragmaatilist poolt ja ütles umbes nii: praegu märgime rahuloluga, nii palju kui me saame aru, Magyari võimuolekut pidada pragmaatilist dialoogi. Meie poolt on selleks vastastikune valmisolek olemas ning edasi lähtume uue Ungari valitsuse konkreetsetest sammudest. Kui Moskva ootab nüüd kõnet Budapestist koos värske abipakkumise ja nii-öelda märkmetega viimaste Euroopa arutelude kohta, siis nad võivad nii-öelda natuke pettuda. Magyar on põhimõtteliselt võtnud hoiaku. Asi ei ole selles, et Venemaa ei räägi nii-öelda Budapestiga, Moskva ei räägi Budapestiga, vaid et Budapest esimesena ei räägi Moskvaga. Ta on öelnud, et tal ei ole kavatsust Putinile helistada või siis esimesena helistada, aga kui Putin helistaks talle, võtaks ta kõne vastu ja ütleks, et sõda Ukrainas tuleb lõpetada. Samuti on ta öelnud, et Ukrainal on täielik õigus end Vene agressiooni vastu kaitsta ning et ühtegi riiki ei tohiks sundida territooriumi loovutama. Ja samas hiljuti ütles ta ka niimoodi, et kui keegi sellist asja ütleb, ükskõik kui kaua poliitikud on seda rääkinud, tuleks nüüd küsida, mis juhtuks siis, kui Venemaa ründaks Ungarit. Millises Ungari maakonnas maakonna nad ära annaksid. Ja see viitab sellele, et isegi kui pole veel täiesti selge, milline saab olema uus suhe Moskva ja Budapesti vahel, paistab uus valitsus Venemaa ja Ukraina sõja küsimuses eelmisest valitsusest palju teravamalt erineva. Samas Magyar ütles ka, et ta nii-öelda tahab suhelda kõikide naabritega, kaasa arvatud ka Venemaaga. Nii et tal on sellised üpris vastakad sõnavõtud. On nagu raske näha, kuidas saaks ühitada ühelt poolt mõtte, et Ukrainat ei tohi nagu sundida territooriumi loovutama ja teiselt poolt nagu Venemaa nõudmised Donbassi osas. Ja eks siin saabki teada, milline siis inimene ta väriselt on. Lühikeses perspektiivis ei ole Venemaa suurim oht siin ilmselt mitte majanduslik. Jah, okei, sanktsioone võib nüüd olla lihtsam läbi suruda, aga Vene eelarvet toetab praegu tugevalt maailma energiahindade tõus, hoolimata sellest, et
Ukraina on Venemaa ekspordisektori nii-öelda aktiivselt seganud ja kinni pannud, nii palju kui saab. Siis sõda Lähis-Idas on aidanud nagu Vene naftatulud umbes 2-kordistada. Nii et eks see Lähis-Ida sõda mõjutab kõiki erinevalt. Oleks väga raske, et uus nagu valitsus Budapestis suudaks midagi sellist tasakaalus hoida, aga mängida kahe teema vahel. Venemaa jaoks ei olegi seega peamine küsimus niivõrd see, mida Maager saab teha Venemaale, vaid see, mida uus Ungari valitsus saab teha nagu Ukraina heaks. Et jah. Ja selles mõttes võib üsna kindel olla, et Kiievis oldi nagu valimistulemuste peale natuke rõõmsamad. See ei tähenda sugugi, et Peter Mäger oleks Euroopa mõttes mingi eriti pro-Ukraina kandidaat. Ta ei ole. Ta on avalikult toetanud näiteks seda, et Ungari ise ei panusta 90 miljardi euro suurusesse laenupaketti. Ning ta on ka üks neist, kes on vastu Kiievi kiirele Euroopa Liiduga liitumisele. Nagu mäletate, Orbani teema üheks asjaks oli see, et ta ei pooldanud raha andmist, kuid ning ta veel pani ka veto sellele. Siin Maager erineb sellest, et ta vetot ei pane, aga ta ei ole ikkagi nõus raha panustama. Ja Kiievi vaatepunktist ei anna Maageri võit neile mingit nagu fantastilist liitlast Ungaris. Endiselt jääb lauale terve rida lahendamata poliitilisi ja majanduslikke küsimusi. Seal näiteks Ungari vähemuse staatus Ukrainas. Ja lõppude lõpuks on see Euroopa. Euroopa tähendab, et igasugustest ajaloo lehekülgedest võib alati välja nii-öelda imeda või välja tuua mingisuguse vana solvangu või mingi solvumise nende kahe riigi vahel, kes just peaksid olema liitlased. Samuti näitavad küsitlused, et Ungari elanikkond tervikuna on Ukraina toetamise suhtes palju jahedam kui mõnes teises Euroopa riigis. 2005. aasta mingi oktoobris vist seisuga ütles umbes mingi 55% ungarlastest, et nad on vähemalt üsna rahul Euroopa Liidu reageeringuga Vene sissetungile Ukrainasse. Samal ajal ütles enamus vastanutest ka, et nad on rahul sellega, kuidas Orbani valitsus olukorda käsitles. See nagu võib kõlada vastuolüselt, aga muutub arusaamaks, kui nagu vaadata detaile. Näiteks Taanis oli sanktsioonide toetajate ja vastaste suhe umbes 89%, vastu 7%. Poolas 86% oli poolt ja vastu oli 12%. Ungaris oli see aga peaaegu täiesti tasavägine. 49% toetas sanktsioone, 47% oli vastu, 4% ei teadnud. Sõjalise abi rahastamise puhul läks nagu tasakaal juba selgelt negatiivseks, et kui Taanis või Rootsis toetati sõjalist abi mitmekordselt, Saksamaal umbes 2-1 ja Hispaanias napi enamusega, siis Ungaris oli seis umbes 41 poolt ja 57 vastu. See tähendab, et isegi puhtalt demokraatliku mandaati vaadates tundub väga ebatõenäoline, et uus Ungari valitsus pööraks end nüüd ümber ja hakkaks kogu oma majandusliku või sõjalise abiga toega Ukrainat toetama. Ja ometi on Kiiev strateegiliselt nii-öelda rahul. Ehk siis tegelikult see võimuvahetus on neile vähemalt ei tule nagu kahjuks. Sest ausalt öeldes ei ole see, mida Ukraina nagu
Ungarilt kõige rohkem vajab, mitte tingimata rohkem nagu Ukraina-meelne positsioon, vaid lihtsalt nagu vähem aktiivselt Venemaa-meelne positsioon. Isegi lihtsalt nagu neutraalne Ungari, mis ei laseks ülejäänud Euroopal Ukrainat toetada ja Venemaad sanktsioneerida, nii nagu nad ise vajalikuks peavad, oleks juba tohutu nagu edasiminek võrreldes Orbani aastate aktiivse takistamisega. On ka märke, et Ukraina võibki püüda just sellist tooni ajada. Näiteks enne valimisi pakkusid mõned kommentaatorid välja, et kui Ungaris toimub võimuvahetus, siis võiks Ukraina kohe nõuda, et ungarlased sulgeksid Vene torujuhtmed lõplikult. See võtaks Venemaalt osa eksporditulust ja ühe järjekordse tüki Euroopa tulust. Strateegiliselt oleks see olnud küll arusaadav, aga rumal samm. Sest siin peab number 1 eesmärk olema parem koostöö Ungariga. Ja üks suurimaid takistusi selle saavutamiseks on avalik arvamus. Meeldib see meile või mitte, aga Ungari valitsus ei teinud nagu samu ettevalmistusi ega üleminekuid, mida tegid paljud teised Euroopa riigid. See tähendab, et vähemalt lühikeses perspektiivis sõltub Ungari majandus endiselt suuresti Venemaa energiast. Ja isegi kui muudatustega infrastruktuuris energiasõltuvuses kohe alustada, võtab selle sõltuvusest välja tulemine aega. Seega võiks oodata, et Ukraina ei suru kohe uuele Budapesti valitsusele jõuliselt peale, vaid kasutab pigem mingisugust porgandi ja kepi kombinatsiooni. Lühikeses plaanis tehakse kõik selleks, et energiavoog taas toimiks ja Ungari majandust toetaks, lootuses, et see muudab nagu Magyari jaoks kodupubliku ees lihtsamaks müüa paremaid suhteid Ukrainaga. See aitaks ka õnnestada üht Orbani valimiselset sõnumit, nimelt väide, et just tema suudab energia taas käima saada. Mis hiljem selgus, et ei suuda. On ka vihjeid, et Ukraina võib tõesti selle raja valida. Näiteks teatas Ukraina president, et Vene õhurünnakus kahjustada saanud Družba torujuhe peaks olema selle kevade jooksul võib-olla juba kuu lõpuks parandatud. Jah, see tähendab Ukrainast tehakse seda, et venelased hakkavad jälle torust eksporditulu teenima, aga võimaliku vastutasuna saadav suurem Ungari koostöö võib olla nii suur, et see kaalub selle üle. Ja siis jõuame tagasi 90 miljardi euro suuruse laenupaketi juurde. See on nagu kogu loo majanduslikult kõige tähtsam punkt. Magyar on öelnud, et ta ei hakka seda paketti blokeerima. Kui Ukraina suudab selle lubaduse pealt reaalselt läbi murda ja samal ajal ümber mängida ka muud võimalikud takistused. Näiteks Slovakia, kes on samuti öelnud, et nad ei blokeeri seda 90 miljardit. Või siis võib selle mõju sõja käigule varjutada kõik muu, millest me nagu siin videos räägime. See 90 miljardit peaks välja maksma aastatel 26-27. Osa sellest on mõeldud makromajanduslikuks abiks Ukraina riigieelarve toetamiseks, aga suurem osa on mõeldud otseselt Ukraina sõjapingutusteks. Arvestades, et ukrainlased on selles konfliktis õppinud tootma suhteliselt odavaid ja kuid efektiivseid relvi ja laskemoona, tähendab 60 miljardit eurot 2 aasta jooksul koos muu toetusega väga palju tulejõudu. Kui sa oled Vene planeerija ja üritad prognoosida, kui palju see sõda sulle maksma läheb, kui palju kahju pead suutma taluda ja kui kaua saad jätkata võitlust läbi 26. aasta, võib-olla ka 27. aasta, siis selle raha saabumine või mitte saabumine moonutab neid arvutusi väga tugevalt.
see võib tähendada, et vahet näiteks sellele, kas Ukraina suudab suurendada pikamaa tiibrakettide ja ballistiliste rakettide rünnakuid sügavale Vene territooriumile või jääb tase ligikaudu samaks ja põhirõhk jääb endiselt droonidele. Teisisõnu, Magyar võib olla olukorras, kus ta suudab Venemaa majandusele ja sõjaväele tekitada kümnete või sadade miljardite dollarite väärtuses kahju. Ja kõik, mida ukrainlased selleks temalt vajavad, on see, et ta ei teeks midagi sisuliselt. Ka luurepildi puhul piisaks mitte midagi tegemisest. Kui näiteks eeldada, et kui eeldada, et Ungari välisministeerium söötis varem venelastele infot, siis muutub Ukraina positsioon tugevamaks kohe, kui Budapest otsustab seda lihtsalt enam mitte teha. Ja kui seda mõtet edasi viia, siis on terve rida samme, mida Ungari võiks teha ja mis ei maksaks talle sisuliselt midagi. Võib-olla oleksid isegi kasulikumad ning aitaksid Ukrainat, kuid mida nagu eelmine valitsus üldse ei teinud. Ungari geograafiline asend tähendab näiteks seda, et kuigi ta ei ole selles rollis nii oluline kui Poola, on ta siiski võimeline toetama Ukrainasse suunduvaid logistikahelaid, kaubavahetust, sõjalist järelvarustust ja näiteks tagala hooldus- ja remondivõimekust. Sõja jooksul on tekkinud uusi logistikakeskusi ning olemasolevad on laienenud. Osa sellest majanduslikust tegevusest oleks võinud minna ka Ungarisse, aga Orbani valitsus ei tahtnud toetussüsteemidega Ukrainale liiga sügavalt seotud olla. Kui see nüüd muutub, võib see tähendada Ungari rohkem investeeringuid ja rohkem majanduslikku aktiivsust. Orban oli ka ähvardanud piirata gaasi liikumist Ungarist Ukrainasse. See pidi justkui sundima ukrainlasi Družba torujuhet taasaktiveerima. Kuid oleks samal ajal olnud ka Ungari enda jaoks majanduslikult kahjulik. Uuele valitsusele viisab lihtsalt sellest, et ta ei tee seda. Müüa edasi gaasi Ukrainale, samal ajal veenda Kiievit Družbat parandada, mida nad paistavadki olevat suutnud teha. Räägime siis nagu mõjudest Ungari kaitsetööstusele ja armeele. Et kaitsemajanduse vaates võib siin olla Ungaril isegi rohkem võimalusi. Sest kui valitsuse eesmärk ei ole enam iga hinna eest Moskvat mitte ärritada, võib see avada ruumi nii Ungari sõjaväele kui ka kaitsetööstusele. NATO standardite järgi ei ole Ungari sõjavägi mingi suur jõud. 25. aastal oli seal kõigi väeliikide peale umbes 32 000 tegevteenistujat. Ning nagu kohe näha, on osa nagu teada on, siis nagu on osa relvastusest ikka veel üsna vananenud. Üks asi, mis on nagu alati silma jäänud, kui Washington kritiseeris näiteks Taanit halva NATO liitlasena, samal ajal nagu Orbanit toetades, oli see, et Orban ise oli tegelikult üks NATO suuremaid koonerdajaid. Ja NATO andmete järgi ei jõudnud Ungari 15. ja 16. aastal, ehk juba siis pärast Krimmi annekteerimist, isegi mitte 1% SKT-st, rääkimata 2%. Tõsi, 15. aasta 0,9% oli siiski kasv võrreldes 14 aasta 0,86%-ga. 18. aastal oli Ungari kaitsekulu umbes 1% SKT-st. Trumpi esimese presidendi aja viimasel aastal jäi see vist endiselt alla 2%, umbes mingi 1,7 või midagi sarnast. Ja 2005. aastal, kui väideldavalt halb liitlane Taani kulutas sisuliselt sama protsendi kui USA ise, 3,2%, suutis Ungari napilt ületada 2% viiri.
Teisisõnu, vaatamata sellele, et Ungari asub NATO idatiival, piirneb Ukrainaga ja asub Venemaale väga lähedal, oli Orbani valitsuse ajal aastaid, mil riik kulutas kaitsele protsentuaalselt vähem kui näiteks Belgia või Hispaania. Viimastel aastatel on raha veidi rohkem tulnud ning Ungari sõjavägi on nüüd ka moderniseerimistsüklis. Ja erinevalt kohutavast USA liitlasest Taanist, kes ostab Ameerikast näiteks F-35 hävitajaid, on Ungari keskendunud pigem Euroopa päritolu relvasüsteemidele. Ungari teeb näiteks väga tihedat koostööd Saksamaaga. Rheinmetall on riigis avanud või opereerib seal laskemoonatehaseid ning käivitanud kodumaise Lynxi jalaväe lahingumasina tootmise. Kui Ungari suhe Ukrainaga muutub neutraalsemaks, võiks Ungari sõjavägi toetada oma moderneerimist vanemate varude müümisega Ukraina sõjapingutuste toetuseks. Ausalt öeldes ei ole tõenäoliselt enam kunagi paremat turgu iidsele 152 mm laskemoonale või siis rostetavale T-72 tankidele kui praegu Ukrainas, kus kasutusaja lõpp ja moraalne vananemine loeb palju vähem kui see, kas asi peab järgmised paarid kuud vastu. Aastal 2022 alates 22. aastast on sellest saanud paljude Euroopa armeede üks lemmikviise vanast Nõukogude pärandist vabaks saada. Näiteks Horvaatia sõlmis umbes 1,5 miljardi euro suuruse tehingu, et vahetada oma tangipark välja Saksa Leopard 2A8 vastu. Kulu vähendamiseks andis Horvaatia ära 30 Jugoslaavia päritolu M84 tanki ja 30 M80 jalaväe lahingmasinat, mis üllatuslikult jõudis Saksamaa kaudu Ukrainasse. Berliin arvestas nende vanade masinate eest umbes 170 miljoni dollari suuruse krediidi, hinnates iga Nõukogude päritolu summik umbes 3 miljoni dollari peale. Sakslaste jaoks oli see suhteliselt odav viis ukrainlastele kiiresti lisasoomust anda ja horvaatide jaoks viis saada midagi soodsamat natukene odavamalt. Ja kui seda näidet lähemalt vaadata, siis näeb, mida Ungari potentsiaalselt nagu käest laseb. Horvaatia rahastas osa ostust vana tehnika üleandmisega. Täpselt see, mida Ungari on seni vältinud. Ülejäänu kaeti suuresti Euroopa Liidu SAFE initsiatiivi laenudega, millele Ungari oma Brüsseli tülide tõttu ligi ei pääsenud. Kui uus Ungari valitsus tahab sõjaväe moderniseerimist kiirendada ja on valmis näiteks kasutama selleks vana tehnikat, siis on neil laos veel nii mõndagi, mida nad võiks nagu ukrainlastele anda. Ungari tangivägi põhineb küll peamiselt Leopard 2A4-dele ja moodsamatele A7-dele, aga neil peaks olema umbes veel ka 65 T-72 M1 tanki teenistuses. Ja kui osa neist oleks võimalik ära anda või müüa, sobiksid need Ukraina logistikaahelasse peaaegu kohe. Sama lugu ka suurtükiväega. Kuigi peamine moodsam süsteem on Panzerhaubitze 2000, kasutatakse endiselt vanu neid järelveetavaid 152 mm D20 haubitsaid. Isegi kui ukrainlased relvi endid ei tahaks, on ungarlastel tõenäoliselt endiselt nagu neile laskemoona anda. Ja kuna Ungari liigub järk-järgult 155 mm süsteemidele üle,
võiks neid ehk veenda osa 152 varust sobiva tasu eest loovutama. Sest neil tulevikus nagunii seda ei lähe vaja. Seejärel lahingumasinate osas. Nagu uus põhijalaväe lahingumasin peaks neil olema Lynx. Aga paberil on neil endiselt üle 120 BTR-80 jalaväe lahingumasina variandi. Ning umbes 300 APC varianti, mille ukrainlased võiksid teoreetiliselt endale võtta. APC on Armored Personnel Carrier. See on, issand jumal, soomustatud sõdurite transport. Mul läks eestikeelne termin meelest ära. Ja siis on veel ka muidugi õhutõrje. Ungari peamine keskmaa peale õhutõrjesüsteem on küll NASA MS, aga väidetavalt on neil endiselt vähemalt üks patarei Poolas moderniseeritud vana nõukogude kuubisüsteem. Lisaks on osa allikate järgi laos veel mitu korda rohkem selliseid süsteeme. 2K12 ei ole tippklassi õhutõrje ja põhjus, miks ungarlased sellest eemalduda tahavad, on ilmne. Aga ukrainlaste jaoks, kellel ei jätku kunagi piisavalt kõrge kvaliteedilisi neid Patriote, Irise või NASAMS, ma ei tea, kuidas paremini öelda, NASAMS on ka muidugi parem kui mitte midagi. Eriti nende sihtmärkide vastu, mis on liiga keerulised droonitõrjeks, aga mitte piisavalt ohtlikud, et kulutada nende peale Patriot rakette. Ja kui hind on õige, võib see olla ukrainlastele täiesti huvitav. Põhipoint on see, et Ungari sõjavägi liigub järjest eemale oma vanast Varssavi pakti päritolu kola kasutamisest nii-öelda. Ja kui seda kõike nagunii keskmises perspektiivis välja vahetada tahetakse, siis ei pruugi kunagi enam tulla paremat hetke, et selle ees ka mingit head hinda saada. Ametlikult kolmandale osale poolele müües, kes siis selle täiesti kogemata Ukraina piiri valesse serve ära kaotab. Sarnaseid võimalusi võib olla ka Ungari kaitsetööstusel. Potentsiaalse kaitsetööstuse keskuse mõttes, nagu näiteks Rumeenia või Tšehhi, on Ungaril palju plusse. Insenerivõimekus, suhteliselt odav elekter ja tööjõud, olemasolev infrastruktuur ning laskemoona tootmise ajalugu. Uus valitsus võib tähendada, et kõik need eelised jäävad alles, aga osa poliitilistest riskist nagu kaob. Näiteks võib vähendada hirmu, et Euroopa raha abil käivitatud projektid jäävad poliitika tõttu seisma või tühistatakse. Samuti võib vähendada ohtu, et valitsus piirab nende tehaste toodangut, eksporti, eriti kui sihtkoht on nagu Ukraina. Seega, kuigi võiks rääkida lõputult sellest, kuidas Ungari saaks Ukrainat traditsioonilises mõttes aidata, on realistlikumalt laual hoopis vastastikku kasulikud majanduslikud tehingud. Kui Euroopa fondid vabastatakse õigel ajal, saab Ungari majandus suure süsti. Kui ukrainlased saavad oma raha kätte, on neil samuti palju rohkem võimalusi. On täiesti võimalik, et majanduslikult, poliitiliselt ja sõjaliselt muutub mõistlik lähenemine kahe poole jaoks väga tulusaks. See teeb Ukrainast ühe selle loo suurima strateegilise võitja. Sest isegi kui Ungarist ei saa nende liitlast, saab neist täiesti arvestatav äripartner.
Räägime siis ka mõju Euroopast. Mida need siis uudised on kaasa tulnud, näiteks Hispaania peaminister ütles avalikult, et selle valimistulemuse tõttu võitis Euroopa ja võitsid Euroopa väärtused. Aga okei, võib-olla veelgi olulisem nagu strateegiline võitja oli Poola, kes oli nagu väga kiire oma õnnitluste esitamisega. Poola peaminister Donald Tusk kirjutas sotsiaalmeedias: Ungari, Poola ja Euroopa on jälle koos. Suurepärane võit, sõbrad. Mis kirjutas? Poola keeles kirjutas veel Ruskis Khaza ehk siis eesti keeles umbes venelased mingid koju. Jah, aastaid olid Poola ja Ungari Euroopa Liidus väga lähedased partnerid, aga nende suhted said tugeva löögi mitme teema tõttu. Eelkõige sellepärast, et Fidesz hoidis Moskvale nii lähedal ajal, mil nagu Venemaa populaarsus Poolas oli väga madal. Ehk siis hästi Venemaast arvas umbes ainult 5% rahvastikust. Magyar on juba teatanud, et tema esimene välisreis tuleb Varssavisse. Lootus on ilmselt selles, et pärast aastate pikkust pinget on võimalik mingisugune nagu koostöö taastada. On ka otseseid märke, et tulevane võimuvahetus on Euroopas hästi vastu võetud. Euroopa Liidid räägivad juba vajadusest alustada Ungari fondide vabastamisprotsessi. Osalt ilmselt seetõttu, et anda uuele valitsusele kiire ja nähtav võit ning aidata Ungari majandust. Mis omakorda võiks nagu kinnitada kodupublikule, et suunamuutus oli õige ning võtta siis tuld välja nende Venemaa mõjutegevustel. See on taas üsna sükene, kuidas ma ütlen, porgandipõhine lähenemine. Porgand ja nuut. Eeslilt tuleb kuidagi liikuma sundida. Teoreetiliselt võiks Brüssel sellist hetke käsitleda ka nõrkusena ja proovida rohkem survestada. Aga see nii tundub, et fookus on ettevaatlikult suhte taastamisel ja raha vabastamisele enne kui peaaegu. Kui mõelda, mida parandatud suhe Ungariga võiks ülejäänud Euroopale anda, siis on lihtne mõista, et miks selline tee valitakse. Kui Ungari enam ei mängi Moskva jaoks spoilerid või infoallikat, siis tugevneb Euroopa käsi ka Venemaaga suhtlemisel. Põhjus on lihtne. Võimalikud hoovad, nagu uued sanktsioonid või suurem abi Ukrainale, muutuvad palju usutavamaks, kui Venemaa ei saa enam mängida Ungari vetoga kaarti või siis läbi Ungari nõrgestada neid sanktsioone või lahjendada maksimaalselt. Samas ei tasu siinkohal liiale minna. Magyar võib küll soovida Euroopa Liidust vähem tülikaid nagu suhteid kui Orban, aga oleks väga suur viga arvata, et ta hakkab Brüsseliga igas küsimuses ühte jalga käima. Mõnes valdkonnas suhted kindlasti paranevad, aga mõnes muus jäävad kokkupõrked alles. Näiteks migratsioon on tõenäoliselt üks suurtest teemadest. Aga strateegiliselt on kõik suhteline. Kui Magyar on valmis tooma Ungari lähemale Euroopa süsteemile ja lõpetama vähemalt osa takistamisest Ukraina toetamise küsimuses, siis Euroopa jaoks tähendab see ühe suure strateegilise peavalu kadumist. Vähemalt mõneks ajaks. Samas tuleb aru saada, mis on muutunud ja mis mitte. Orbani Ungari võis olla üks kõige takistavamaid liikmeid Euroopa Liidus, kui jutt käis Venemaa
vastu tegutsemisest või Ukraina toetamisest. Aga see ei tähenda, et ta oli ainus. Slovakkias on endiselt olemas ja nii kaua kuni mehhanism, mida Orban kasutas, püsib, jääb alati alles stiimul tulevikus tekitada mõni järgmine Orban. Olgu ta mõne 26. aasta teise valimise tulemuse või kerkigu ta esile hiljem. Põhiküsimus on vetoõigus ise. Paberil on Euroopa Liidul olemas suur osa sellest võimust, mida on vaja istuda maailma geopoliitilisel kõrglaual koos Washingtoni ja Pekingiga. Majanduslik suurus, turujõud, tehnoloogiline baas, isegi sõjaväeline jõud ja tuumaarsenal. Kui võrrelda näiteks Venemaaga, kes ise armastab rääkida multipolaarsest maailmakorrast, siis paberil oleks just Euroopa palju parem kandidaat üheks selliseks lisapooluseks. Aga strateegiline usaldusväärsus ei koosne ainult füüsilisest võimest tegutseda, see sõltub ka sellest, kas teised usuvad, et sa päriselt tegutsed. Ja nii kaua, kuni teatud strateegilisi samme saab blokeerida, iga üksik liikmesriik jääb süsteemi sisse alati probleeme nii sees kui ka väljast. Süsteemi sees on alati lihtsam pidurdada kui edasi juhtida. Ja seega jääb alati ahvatlus kasutada ühehäälsuse nõuet selleks, et oma teistes vaidlustes Brüsselit või naabritelt midagi välja kaubelda. Veel ohtlikumaks teeb olukorra see, et välisriigid võivad näha selles võimalust mõjutada mõnda liikmesriiki Euroopa telgi sees ja kasutada teda süsteemi ummistamiseks, et võita endale mingit strateegilist hingamisruumi. Võib tõesti väita, et just seda proovis Venemaa teha Ungariga. Ja see ei oleks ajaloos sugugi pretsedenditu. Näiteks Poola-Leedu ajalooline ühendriik austas aadli õigusi nii palju, et ehitas vetoõiguse süsteemi sisse. Mõned välisriigid said aga kiiresti aru, et kui osta ära või mõjutada paari aadlikku, on võimalik kogu süsteemi reformi võime praktiliselt halvata. Nii juhtuski, et August 3. 30-aastase valitsuse jooksul lõpetati veto abil 14 kokku kutsutud parlamendist 13. Need parlamendid ei suutnud läbi viia peaaegu ühtegi tõsist reformi, maksureformi ega sõjalist valmisolekut parandavat otsuseid. Riik jäi halvatuks ajal, mil tema konkurendid liikusid edasi. Selles mõttes ei ole probleem niivõrd Euroopa Liit ise, vaid süsteemi disain. Kui ehitada süsteem, kus ühel osalejal on liiga lihtne kogu protsessi katki teha, siis üsna loogiliselt hakatakse seda katki tegema. Just nii, nagu ÜRO Julgeolekunõukogu jääb sageli tegutsemisvõimetuks, sest suurriikide üksmeelt on raske saavutada. Seega see, et Ungari valitsus vahetus, ei tähenda automaatselt, et Euroopa strateegiline tegutsemine oleks nüüd igasugusest häirimisest vaba või et tulevikus ei tule uusi Orbaneid. Nii kaua kui üksikriikidel on suur jõud Euroopa algatusi blokeerida, toimib see ka laienemise pidurina. Näiteks kui Serbia oleks homme täiesti tõsiselt valmis Euroopa Liiduga liituma ja teeks kõik vajalikud reformid, siis isegi kui see oleks majanduslikult mõistlik, kas mõni naaber näiteks täiesti juhuslikult öeldes Horvaatia, tahaks talle tõesti anda vetoõiguse terve rea Euroopa otsuste üle.
põhipoint on see, et kuigi võimuvahetus Ungaris on paljudes Euroopa pealinnades väga teretulnud, ei lahenda see automaatselt ega püsivalt Euroopa Liidu takistamise probleemi. Ja noh, paar sõna siis ka USA kohta. Et noh, see avalik sekkumine, mis nad valimiskampaaniasse tegi, see läks muidugi palju kaugemale, kui mida on tavaliselt varem tehtud. Ja kui ise meenutada, siis varem on mitmed USA poliitikud olnud väga kriitilised selle suhtes, kui nagu välisriikide juhid sekkuvad Ameerika enda kampaaniasse. Näiteks reaktsioon, mis oli Zelenski osas, kui ta käis külas Pennsylvanias, USA's, viimasel nagu presidendi kampaania ajal. Aga Ungari puhul oli toetus muidugi palju avalikum. Külla tuli, välisminister, asepresident ja president ise võtsid nagu osa toetuse pakkumises. Jah, muidugi see toetus neid eriti ei aidanud. Ja pigem Ungari rahvale see ei meeldinud. Või siis nagu üks Prantsuse rahvusliku liidu ametnik väidetavalt ütles, lähedus Ameerika Ühendriikidega praeguses kontekstis ei mõjunud Ungari valijatele hästi. Ehk siis ei ole ainult mina, kes nii räägib. Saksamaa AfD liige ütles omakorda, et kuigi sidemed Trumpiga võivad mõnes mõttes kasulikud olla, ei ole see valimiste kontekstis eriti lootustandev strateegia. Veel otsekohasemalt ütles üks teine AfD liige, et demonstratiivne sõprus Budapesti ja Trumpi administratsiooni vahel rippus Ungari liidri kaeras nagu veskikivi. Ja, lühidalt öeldes võib Washingtoni jaoks siin olla brändi ja pehme jõu probleem. Isegi võimalikud poliitilised liitlased võivad jõuda järeldusele, et kuigi nad tahaksid Ameerikaga tihedat koostööd teha, peavad nad valimiste mõttes nagu nendest distantsi hoidma. Kas see on USA jaoks strateegiline kaotus? Sõltub väga palju sellest, kelle vabariiklaste seas küsida. Mõned olid väga kiiret maakiiret õnnitlema. Näiteks seal vabariiklaste senaator Rick Scott üpris avalikult kirjutas, et Ungari rahvas on valinud vabaduse, lükates tagasi Putini ja seistes oma lääne liitlaste, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa kõrval. See tähistab uut peatükki USA's ja Ungari suhetes. Samas teine vabariigi senaator ütles, et tulemus näitab demokraatia ja NATO võitu eelmise režiimi autokraatia Putini toetamise üle. Kolmas küsis, miks USA üldse kampaaniasse sekkus ja vihjas, et Orbani lähedus Moskvaga ei peegelda Ameerika väärtusi. Üks vabariiklik strateeg pakkus välja, et vastuolu tuleb sellest, kas valimisi vaadatakse välispoliitilise või ideoloogilise prisma kaudu. Selle mõte oleks siis umbes see, et traditsiooniliste mõõdikute järgi ei olnud Ungari tegelikult eriti hea Ameerika liitlane. Nad kulutasid kaitsele NATO eesmärkidest vähem, eksportisid Ameerikasse rohkem kui seal vastu ostsid, kasutasid oma sõjaväes peamiselt Euroopa päritolu tehnikat, mitte Ameerika oma, ning varasemate administratsioonide eesmärk takistas nende lähedus Moskvaga. Selles vaates võiks maager olla Ameerika jaoks isegi parem partner. Näiteks Euroopa Safe fondide vabastamine võiks lubada Ungaril suurendada oma sõjalisi kulutusi. Aga ideoloogilise joondumise mõttes võivad mõned USA administratsiooni inimesed siiski näha seda kaotusena. Valgest majast tuli samal ajal sõnum, et Trump peab maakiret heaks meheks, kes teeb ilmselt head tööd.
see viitab sellele, et vaatamata juhtkonna vahetumisele usub Washington endiselt, et Ungariga saab hästi läbi. Oleme lõudnud lõppu, et siis nagu kuhu see kõik nagu lõpuks välja viib. Et ma arvan, et selliste sündmuste puhul on oluline hoida mõni asi perspektiivis. Ukraina sõja jooksul on olnud väga palju sündmusi, mida on kuulutatud võimalikeks mängumuutjateks, kuid mis lõpuks küll liigutasid tasakaalu, ent mitte piisavalt, et kõike otsustavalt ühele või teisele poole kallutada. Väga paljudest vaatenurkadest võib ka see sündmus osutuda samasuguseks oluline muutus, aga mitte loo lõpp. Euroopa Liidu jaoks ei ole see kaugeltki ainus mõjukas valimine, isegi lähitulevikus. Ja niikuinii on ebarealistlik oodata, et Brüsseli, Magyari ja Budapesti suhe muutub täiesti võrdevavaks. Aga Ukraina ja Ungari enda jaoks on pilt teistsugune. Ukrainlaste jaoks on selle 90 miljardi euro saamine majanduslik murdepunkt. Seda auku saab mingi aja jooksul lappida ja edasi lükata, aga mitte lõputult. Kui need valimised tõepoolest viivad selleni, et rahad vabastatakse ja hakkavad lõpuks Ukrainasse liikuma, siis ei näe me võib-olla kohe täiesti teistsugust sõda. Aga näeme kindlasti väga teistsugust sõda võrreldes stsenaariumiga, kus see raha või selle alternatiiv kunagi ei saabunud. Ja loomulikult on tulemused tohutud ka ungarlaste endi jaoks. Palju sõltub sellest, kuidas nüüd võimul olev Tiisa ja Magyar otsustavad tegutseda. Aga pärast 16 aastat on tõsise muutuse võimalus vähemalt olemas. Kui palju sellest võimalusest lõpuks reaalsuseks saab ning kuidas alla 10 miljoni elanikuga riigi otsused lõpuks Euroopa tulevikku kujundavad, seda näitab ainult aeg. Jah, sellega ma lõpetan selle teema.